Hästi, nüüd pöördume Süüria poole. Iisrael ja Süüria võivad püüda taganeda kriisi äärelt pärast seda, kui pinged kasvasid Iisraeli rünnaku tõttu Süüria õhuväebaasile. Meie allikate kohaselt kohtusid Iisraeli ja Süüria kõrged ametnikud pühapäeval salaja Jordaanias. Sealhulgas Süüria välisminister Assad al-Saibani ja Mossadi juht Roman Kopman. Nüüd, see on kohtumine, mis väidetavalt keskendus pingete vähendamisele ja uue eskalatsiooni vältimisele. Kumbki pool ametlikult ei kommenteeri, kuid kõnerused viitavad sellele, et kulisside taga võivad nii Iisrael kui ka uus Süüria juhtkond otsida võimalust, kuidas takistada olukorra edasist eskaleerumist. Ja meiega liitub, et selgitada, mis tegelikult kulisside taga toimub, meie julgeolekuanalüütik Jonathan Regit. Jonathan, tead ju isegi, et see on üsna suur uudis, kui kuuleme, et nüüd on Süüria ja Iisraeli juhtkonna vahel kontakt. Mida see meile praegusest olukorrast räägib? Ma arvan, et see näitab, et mõlemad pooled, eriti siin süürlased, tahavad näha olukorra rahunemist. Süüria on muidugi keerulises olukorras, sest ta on endiselt nõrk riik, mis asub Iisraeli ja teiste huvide vahel ühel poolt ja Türgi vahel, kellel on omakorda oma huvid teisel poolt. Nii et ma arvan, et Iisrael püüab sellel kohtumisel Süüria režiimile öelda, et meie Iisrael ei ole teie vastu, kuid on teatud punased jooned, mida me ei saa aktsepteerida, milleks oleks Türgi kinnistumine teie piirkonda. Aastaid oleme rääkinud Iraani kinnistumisest Süürias, nüüd hakkame rääkima Türgi kinnistumisest. Ja seekord püüab Iisrael seda sõnumit elastada läbi arutelude, läbi läbirääkimiste, mitte jõuga. Me kuulsime peaminister Netanyahut ütlemas vähem kui nädal tagasi, et Iisrael edastas sama sõnumi ka enne rünnakut sellele lennubaasile Halepi ja Idlibi lähedal. See ei jõudnud kohale. Kas seekord jõuab, peame ootama ja vaatama. Ma arvan, Süüria sooviks, et nii Iisrael kui ka Türgi hoiaksid võimalikult eemale. Aga loomulikult on need kaks võimsat riiki, kellel on oma huvid. Õige, ma tahaksin rääkida Süüria või Süüria juhtkonna praegusest suhtumisest Türki, eriti võrreldes Iisraeliga. Võib öelda, et mitmes mõttes ei soovi Süüria valitsus kummagi neist jõududest kanda kinnitamist näha. Aga kas võib-olla on neil eelistatud partner? Ma arvan siiski, et türklased on nende eelistatud partner. Tuletame meelde, ärge oodake, et Süüria režiim, Süüria president, endine džihadist liituks niipea sionistliku liikumisega. See ei juhtu. Ilmselgelt on olemas palju tihedamad kontaktid ja kõik on palju lähedasem Türgiga kui Iisraeliga. Seda öeldes Süüria mõistab, nende president Bashar mõistab, et iga Türgi sekkumine Süürias tooks kaasa Iisraeli sekkumise, nagu me juba täpselt nädal tagasi nägime. Ja seetõttu ma arvan, et süürlased tahaksid, et kõik hoiaksid oma käed eemale, aga nagu me teame, Lähis-Idas võimu vaakumit ei ole olemas. Ja kui üks jõud, kui üks suurvõim lahkub, siis tuleb teine asemele. President Basharil võib olla palju asju, mida ta soovib Süürias näha, kuid tegelikkus seab omad tingimused. Ja nagu me oleme öelnud ka paljude teiste teemade kohta, vastus sellele, mis tegelikult juhtub, peitub Washingtonis president Trumpi kätes, kes püüab Süürias asju liigutada ja omada lähedasi suhteid presidendiga. Samal ajal on ta liitlane nii Türgiga kui ka Iisraeliga. Hästi, Jonathan, aitäh, et meiega selle analüüsi jagasid. Nüüd pöördume Türgi poole. Iisrael ja Türgi võivad püüda hoida ohtlikku olukorda Süürias kontrolli all, et selle kõige taustal ei eskaleeruks. Iisraeli ja Türgi ametnikud on väidetavalt avanud diskreetset tabakanali, teatab Iisraeli uudistekanal Khan, mis väidetavalt on suunatud otsese vastasseisu vältimisele, kuna Ankara laiendab oma sõjalist kohalolekut Süürias. Iisrael ütleb nüüd, et ei soovi, et Türgist saaks vaenlane, kuid on samas tõmmanud selge punase joone. Türgi baasid, mis on varustatud õhutõrjesüsteemidega. Droonid või raketid, mis võiksid ohustada Iisraeli tegutsemisvabadust, on täiesti vastuvõetamatud. Kas need tagakanalid suudavad takistada kahe piirkondliku suurvõimu kokkupõrget? Meiega liitub nüüd Foundation for Defense of Democracy vanenteadur Sinan Shedi. Teate, kõigepealt, kui oluliseks te peate seda, et Iisrael ja Türgi suhtlevad praegu tagakanalite kaudu? Eriti pärast Iisraeli rünnakut Süüria baasile, mida arvatakse olevat külastanud Türgi diplomaadid või ametnikud.
Tere õhtust, aitäh, et mind kutsusite. Jah, ma arvan, et see on väga oluline, sest ilmselgelt on mõlemal poolel huvi vältida otsest relvakonflikti kahe riigi vahel. Lihtsalt sellepärast, teate ju, sellisel juhul oleks see katastroofiline mõlema riigi jaoks. Aga ma arvan, et sinu analüüsi ja sinu eelneva jutu põhjal, mida ma jälgisin, on sul õigus, et iisraellased on kehtestanud punased jooned. Süürias oli türklaste jaoks olemas dekonflikti mehhanism ja türklaste narratiiv tundub mulle olevat, vaadake, oleme siia oodatud. Nii et me püüame sisuliselt võimaldada Süüria sõjalise võimekuse ja selle sõjalise suutlikkuse taas ülesehitamist. Aga paljud Iisraelis, samuti laiemas lääne poolkeras, tõlgendavad minu arvates seda kui võimalust, et Erdogan saaks kasutada Süüria sõjaväge vahendina iisraellaste õõnestamiseks ja ähvardamiseks. Arusaam, et Türgit on kutsutud, on õige, samas kui Iisraeli ei ole. Kuid see ei takistanud Türgit sisenemas Süüriasse mitmel korral selle kodusõja ajal, ilma et neid oleks samuti kutsutud. Me nägime 3 suuremat sõjalist sissetungi või invasiooni Süüriasse aastatel 2016, 2019. Türgi sõjaline okupatsioon Süürias, mis kestab tänaseni, ei ole kunagi põhinenud loal. Nii et jätame ka selle kõrvale. Aga türklased on tõesti tulega mänginud. Ja nüüd, kui nad on aru saanud, et iisraelased ei kavatse seda taluda, ja sel juhul arvan, et nad on nüüd ärevil ning valmis rääkima, et vältida edasisi vaenutegevusi. Õige. Tead, Iisrael ütleb, et Türgi sõjalise kohaloleku kindlustamine Süürias, eriti õhutõrjesüsteemid ja teised arenenud süsteemid on punane joon, nagu sa just mainisid. Lõppkokkuvõttes, mida täpselt Jeruusalemm kardab, et Türgi võiks Süürias ehitada või teha? Miks on see punane joon? Ma mõtlen, see on väga hea küsimus. Vaata, ma ütleksin, et me ei tohiks seda vaadata eraldiseisvana. Mida me peaksime mõistma on see, et Türgi haldab Iisraelis enam kui 30 heategevusorganisatsiooni, millel on otsesed sidemed äärmuslike islamistlike üksustega, kes soovivad kahju teha. Türgi jätkuv toetus Hamasile ei ole kahtluse all. Türgi on peamine baas Hamasi tegevuse koordineerimiseks nii rahaliselt kui ka terrorismi planeerimisel Iisraelis. Süüria on Türgi jaoks eesliin, kuhu ta kogub põhimõtteliselt tavarelvastust ja raskerelvastust olulistesse baasidesse, mida ta soovib arendada. See annab võimaluse veelgi õnnestada Iisraeli julgeolekut, kuna kahe riigi, Iisraeli ja Türgi geostrateegiline konkurents eskaleerub Iraani jätkuva mõju vähenemise taustal piirkonnas. Huvitav. Tead, kui vaadata tulevikku, kas need tavakanalid suudavad tegelikult vältida vastasseisu või arvad sa, et Iisrael ja Türgi liiguvad Süüria pärast raske vastasseisu poole? Ma loodan seda. Ma loodan, et terve mõistus jääb peale. Ma loodan, et Erdogani valitsus mõistab, et iisraellased ei talu eskaleeruvat ja ähvardavat sõjalist jõu koondamist Süürias. Tehes näo, nagu me aitame Süüria sõjaväel võimekust suurendada. Iisraellased on sisuliselt olnud häireolukorras alates 7. oktoobrist. Aga me peame ka mõistma, et Erdogani vastumeelsus ja viha Iisraeli vastu ei ole uus nähtus. See ei ole tekkinud viimase 2 aasta jooksul. See pole isegi viimase 5 või 10 aasta jooksul tekkinud. Erdogan on olnud messiaanlikul teekonnal, et sisuliselt Iisraeli delegitimeerida ja õõnestada. Ma saan seda jälgida vähemalt alates aastast 2008. Iga kõne, iga hoiak, iga institutsionaalne samm, millega Türgi on Iisraeli vastu positsioneeritud, Erdogan ei ole neist kunagi kõrvale hoidnud. Ja kui iisraelased näitavad sisuliselt, et nad ei kavatse sellega leppida, võttes sõjalisi meetmeid ähvardava sõjalise jõu koondumise vastu Süürias, siis Erdogan viskab käed üles ja ütleb, iisraellastel on meie vastu eskalatsioonilised püüdlused. Nad tahavad piirkonda domineerida. Ma arvan, et seda narratiivi tuleb vaidlustada. Ma arvan, et lääne poolkera, eriti Washington, peaks pöörama tähelepanu sellele, et Erdogan on see, kes siin eskaleerib ja iisraelased peavad sellele reageerima. Hästi, tahaksin teid väga tänada meiega liitumise eest, Dr. Judy. Väga huvitav oli kuulda teie arvamust selle kohta. Meie järgmine lugu on sellega väga seotud. Üks Trumpi kõrgetest saadikutest räägib vastu USA presidendile oma väidetega Iisraeli positsiooni kohta piirkonnas. Just nii, USA suursaadik Türgis ja presidendi erisaadik Süürias ja Iraagis, Tom Barrack, ütleb, et Iisrael okupeerib Golani kõrgustikke, mis on otseses vastuolus USA poliitikaga, mis tunnustab Iisraeli suveräänsust seal. Ja see pole veel kõik. Samas intervjuus Liibanoni Austraalia meediategelase Mario Nalfoga
Ütleb ta ka, et Iraan ja Hezbollah peaksid olema osa igast tõsisest kokkuleppest Liibanonis. Ja ta vihjab, et Iisrael võis oma rünnakuga Süüria baasile proovida Türgit provotseerida. Nii et ma arvan, et küsimus on muidugi selles, mis nende kommentaaride taga tegelikult on ja kui palju me peaksime neile tähelepanu pöörama, eriti arvestades Tom Barracki mõju Ameerika poliitikale. Et meid selles aidata on meiega liitunud endine Iisraeli suursaadik Ameerika Ühendriikides Dani Ajalon. Dani, alustame Golani kõrgendikest enne kui pöördume Türgi teema juurde. Kui oluliseks sa pead seda, et üks Trumpi kõrgetest saadikutest ütleb, et Iisrael okupeerib seda territooriumi, kui USA poliitika ametlikult tunnustab seal Iisraeli suveräänsust? No Natasha, see on väga kummaline. On väga haruldane ja sobimatu, kui ükskõik milline saadik, kes esindab oma valitsust, läheb vastuollu selle sama valitsusega, mida ta esindab. Nii et see on täiesti naeruväärne. See on šokeeriv ja ma arvan, et Washington DC peaks teda noomima, sest ta teeb selle naeru aluseks Ameerika Ühendriikide presidendi ametikohast ja tema poliitikast ning ta teenib presidendi tahtel. Õige. Barak ütleb ka, et Iraan ja Hezbollah peavad olema osa igast kokkuleppest Liibanonis. Kas sa arvad, et see on realistlik? Ja mida see sulle ütleb administratsiooni lähenemise kohta Hezbollaha ja Teheraniga tegelemisel? Ilmselgelt tead ju see tunnistus, et see sisuliselt tundub nagu USA. Jutt ütleb, et me ei suuda selles olukorras Iraanist lahti saada. Ameerika Ühendriikide ja Hezbollah suhted on väga vaenulikud. Peame meeles pidama. Natasha, Hezbollah tappis alates 80ndate algusest sadu Ameerika sõdureid ning vangistas Ameerika ohvitsere. Ja taas Hezbollah on vaenlane. See pole vaenlane ainult Iisraelile, vaid ka Ameerika Ühendriikidele. See on Ameerika Ühendriikide terroriorganisatsioonide nimekirjas. Nii et see, mida Barak ütleb, on taas väga kummaline, ütleksin ma. Ja samuti on kindlasti Ameerika Ühendriikide huvide vastu, et Iraani mõjuvõimu laiendatakse tagasi Liibanoni. Pärast seda, kui Iisrael ja ka Ameerika Ühendriigid piirasid seda tugevalt Iraani vastu peetud sõdades, mis ei ole veel lõppenud. Ja kindlasti ei taha me näha Iraani tagasi Liibanonis. Ja kui Barak seda ütleb, siis see on lihtsalt Ameerika poliitika õõnestamine oma enda saadiku poolt. Mis toob meid loomulikult Türgi küsimuseni? Ta vihjas, et Iisrael võis proovida Türgit provotseerida vastasseisu selle rünnakuga, mida me nägime Süüria õhuväebaasis, kus Iisrael uskus, et kohal olid ka Türgi ametnikud. Kui tiskal peaks Iisrael seda süüdistust võtma ja mida see ütleb praegusel hetkel Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Süüria suhete kohta? Ja muidugi ka Türgi. Ma mõtlen, siin on nii palju partnereid ja tundub, et Trump on väga tugevalt surunud edasi mingisugust rahulepet Iisraeli ja Süüria vahel. Nii et selline kommentaar võib-olla õõnestab seda. Natasha, nagu sa mainisid, on siin palju muutujaid. Arvan, et kõige tähtsam on see, ütleme nii, et kõige olulisem element või telg on Washingtoni ja Jeruusalemma vahel. See on alus, millele me peaksime oma poliitikaid ja käitumist edasi ehitama ning samuti tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega. Lõppude lõpuks jagame me siin ühiseid huve, strateegilisi huve, isegi rohkem kui Ameerika Ühendriigid ja Türgi näiteks. Kuigi on olemas see, ma ütleksin, et see on peaaegu kõrvalekalle, väga intiimne suhe Erdoğani ja Trumpi vahel, mida ma ei oska seletada. Aga kui rääkida riikidest, siis peaks Iisrael olema palju lähemal Ameerika Ühendriikidele, on alati olnud palju lähemal. Kui rääkida Süüriast, siis Süüria on praegu päevakorras. Kahjuks puudub Süürial piisav mõjuvõim, et ise oma tulevikku ja saatust kujundada. Ja Türgi on kohesem kõrval, püüdes Süüriat üle võtta, mitte ainult territooriumi mõttes, ja neil on 10% Süüria territooriumist Türgi poolt okupeeritud Iskenderuni piirkond.
mitte ainult see, vaid Türgi väed tegid reide ja sissetunge Süüriasse, jälitades Süüria kurde ja teisi. Nii et kindlasti ei ole Süürial huvi olla Türgi marionett ega käepikendus. Iisrael on siin väga kindlameelne, et Süüria oleks neutraalne ala. Me ei taha näha, et türklased asendaksid iraanlasi, kes olid Assadi režiimi all, kes hoidsid Türgit oma kontrolli all. Ja kindlasti ei taha me näha oma põhjapiiril Türgi vägesid. Ja me tagame, et see ei juhtu ja me oleme täiesti suutelised seda tegema. Ma arvan, et diplomaatilised vahendid on asjakohased. Ja ma usun, et seda saab lahendada diplomaatiliselt, sest ei Iisraelil ega Türgil pole huvi kokku põrgata. Hästi, suursaadik Tanni Ajalon, aitäh, et meiega liitusite.